sellistel seminaridel on ikka tavaks, et hakatakse kronoloogiliselt ühest punktist seda lugu meenutama ja miks see ei võiks siis nii olla. Et see ajalugu uuesti meelde tuletada ja nendest lugudest rääkida. Ometi on ajalugu alati ettearvamatu ja meie tänapäev on ka selline, kus mul on tunne, et me räägime nendest teemadest jälle rohkem. Kahjuks me räägime nendest taas üsna traagilistel põhjustel ja me kõneleme saatusest, sellisest meist mittesõltuvast, halvast ja heast võitlusest. Ja mul on tunne, et me kõneleme natukene ka nagu mälust ja meenutamisest ja sellest, mida me peame tegema, et miskit meelest ära ei läheks. Ja pakuksin siia vahepeale võib-olla ühe sellise ettepaneku, et kui Mikk on nõus, kes siin päeva teisest poolest tuleb meile veidikene sellest tuleviku vaatest rääkima, korra siia minuga liituma. Et me teeksime ühe ajalise kaare, et me korraks mõtleksime veidikene selle 80 aasta möödumise peale ja selle peale, et mida need katkestused siis meile ikkagi täna tähendavad. Sest et kui mina kas ülikoolis õppejõuna või kuskil sellistel konverentsidel, arupidamistel neid ülevaateid kuulen, siis kõik ütlevad, et see on väga tähtis neid mitte unustada. Et see katkestus on oluline ja siis on sellel meenutamisel ka natuke selline tseremoniaalne maik. Et just kui meenutame sellepärast, et on vaja meenutada, et see on nagu tähtis. Aga ometigi tundub, et sellel kõigel võiks olla ka nagu mingisugune sügavam tasand. Võib-olla ma teen siin vormsilastele liiga. Äkki see lugu elab nii sügaval oma sellises moodsas keeles DNA-s, et ma hakkan praegu lahtisest uksest sisse murdma. Aga ma siiski küsin igaks juhuks Miku käest üle. Et kui me räägime sellest samast suurest katkemisest, et kuidas sina tunned, kui suure jälje nüüd siis see olevikku on vajutanud? Mina vaatan seda selliselt, et sõjas ei ole mitte midagi positiivset, see on selge. Aga ometi tahaks ikkagi sellest traagilisest sündmusest ka neid positiivseid otsi natukene kuskilgi leida, sest et muidu me oleme ainult sellises leina meeleolus ja ma arvan, et see ei ole kokkuvõttes hea lahendus. Me võiksime mõelda niimoodi, et see suur põgenemine oli paljude inimeste jaoks väga suur pääsemine. Ja tunda rõõm selle üle, et need inimesed, kes jõudsid Rootsi ja said seal oma elu taas alustada, nad elasid oma mõtetes võib-olla vormsiga edasi ja tänu sellele iseenesest on meil täna võimalus üldse neid lugusid jutustada ja võib-olla parem üldse mõista seda ajalugu, et ma pigem isiklikult tahaks just seda positiivset poolt tuua tähendusse. Me sageli kuidagi kuuleme seda lauset, et ajalugu ei saa ümber pöörata. Et see, mis toona juhtus, seda ei saa olematuks teha ja veel kord ei kõnele keegi sellest, et meie peaksime selle hinnangu kuidagi ümber ütlema. Et nagu siin Ants täna päeva alguses alustas, see on tragöödia. See on üks vaatus ühest palju suuremast kurbmängust, mis mõjutas ju lõpuks miljonite, sadade miljonite inimeste elus. Aga siis sellised kiuslikud, natukene provotseerivad ajaloolased küsivad, lähevad selle lausega edasi ja küsivad, et aga ometigi nendest katkestustest ju sünnib alati midagi. Et päris sellist nagu tühja lünka kuhugi ei jää. See on ka Ülo just näitas nende vaipade kujul, et mis siis saama hakkas. Et kas me võiksime selle küsimuse püstitada kuidagi nii, et kas sellest katkestusest nagu tänastele põlvkondade jaoks siis jäi ka midagi sellist, mis edasi kannab. Kas seal on midagi? Kuidas te jääb? Kas seal on midagi sellist, mingisugust sellist ainest, et me võime ka öelda, et oli, mis oli, aga sealt tuli ka nagu midagi juurde, mitte ainult ei võetud ära. Kas me võime 80 aastat hiljem niimoodi küsida? Ja kas me oskame sellele küsimusele kuidagi vastata? Ma arvan ikkagist, et need lood on need, mis annavad tänast väga palju juurde. Katkestamiste puhul võib olla see, et tegelikult õpime kohanema. Ma arvan, et see on hästi suur väljakutse uutele inimestele, et tulla
tulla nagu uude kogukonda, sa tead seda, et sa tegelikult saad, ikkagi sa pead olema osa sellest kultuuriruumist. Sa pead nagu kohalike oludega kohanema. Teistpidi, et sul on kindlam seda teha, kui sa võtadki neid tükikesi sellest samast ruumist endale kaasa. Ja need sellised ajaloolised katkestused saavad aidata meil ise olla tugevamad ka, kui elu toob midagi ette, kus jälle midagi lõdveneks ära, tegelikult õppima selle kaudu kohanema, selle kohaliku ruumiga. Kasutab võimalust, küsin Ülo käest ka, et oled ka pidanud kindlasti nende teemade peale palju mõtlema, et kuidas teeks Rannarootsi muuseum, kui ta peaks selle sama vaipa nüüd hakkama tulevikku kuduma? Kas seal on mingid märksõnad, mis sinu jaoks kuidagi resoneerivad või hakkavad tööle? No sa nimetasid muuseumi, tegelikult on meil ju rannarootslastele, Eesti rootslastel läinud päris hästi. On Rannarootsi muuseum, on Vormsis muuseum, on Rykholmi muuseum, on Ruhnu muuseum, Eesti Rahva Muuseum natukene tegeleb, ERM tegeleb, et selles suhtes see kultuuripärand kui selline meie elu küll lõigati ka ühel hetkel see elukorraldus nii nagu ta oli katkes. Aga tänu sellele, et on muuseumid ja üksinda muuseumid ka kodukandi ühingud nii rannarootslastega või Eesti rootslaste kultuuriomavalitsus, kes aktiivselt püüab nagu nii palju veel on võimalik talletada ja edasi kanda, sellega tegeleda. Aga mis võiks olla rannavaid kolme motiivi? Ma arvan, et kui ma siin ütlesin, et parematel aegadel võib olla Eesti rootslasi 10 000, siis see esimene motiiv on, kus meid on 10 001. Kena. Ja võib-olla selle osa lõpetuseks oleks paslik küsida veel Mikko käest, kelle igapäevane töö ja selline professionaalsus on palju seotud sündmuste ja kokkusaamiste ja võib-olla vahel ka meenutamiste ja vahel ka tähistamistega. Et kui 80 aastat on juba selline päris pikk põlvkondadülene kaar, siis 20 aastat on meil 100 sellest möödas. Ja see 100 aastat on selle homo sapiensi, selle inimese jaoks kuidagi väga selline sümboolne number. Ega seda on raske seletada. Ma kunagi Toomas Kiho käest küsisin, et mis meid sellesse numbrisse 100 nii tohutult nagu paneb kiinduma. Küllap on see ikkagi seotud kuidagi sellise inimelu pikkusega ja sellega, et sellest saab kuidagi mingisugune maamärk või tähistaja nii sellele mälule kui ka sellele inimese teekonnale, sest 1000 on juba sealt edasi kuidagi täiesti hooma. Selle pika jutu lõpuks lühike küsimus. Kuidas me võiks tähistada suurt põgenemist või minemist 20 aastat pärast? Mis oleks see hea keel sellest sündmusest rääkida sajand hiljem? Ma tulen endiselt selle lugude jutustamise juurde väga suure. Mulle lihtsalt minu arvates lood on need, mis elavad, aga lugusid on võimalik jutustada niivõrd atraktiivsel viisil. Selleks ei pea alati ju kasutama ka inimest, selleks ei kasutama ka teist tüüpi tehnoloogilisi vahendeid. Aga ma endiselt arvan, et see 20 aasta pärast, kui me räägime sellest numbrist 100, siis see on endiselt selle loo jutustamine. Küsimus on selles, et millisel viisil seda lugu jutustada. Mul selline tunne igatahes. Ja inimesed saavad ikka ühes kohta. Ja võib-olla ühte asja me peame veel meenutama. Siin päris päeva alguses olid need kilomeetrid ja vahemed meil siin ekraani peal ka. Väidavad, et tänapäeva inimkonna uurijad, et vahemed jäävad maailma sellest väiksemaks. Nii et kui mõned numbrid läheks mida suuremaks, nagu Ülo ütles, siis tegelikult need rannikute vahelised maad, need teekondade pikkused juba meie ajas ikka kipuvad kahanema, nii et mõnes mõttes tuleb see kõik meil jälle lähemale ka. Aitäh Mikk, aitäh Ülo!